Kas sinul juhtub ka mõnikord niimoodi, et vaatad küll, aga ikkagi jääb midagi nägemata? Uurime täna koos välja, kas oled ise laisk või on viga hoopis meie silmades. Selleks, et seda lähemalt vaadata, siis ma joonistan siia tahvlile hästi lihtsa silmamudeli. Silmad on lihtsustatud võttes äärmiselt lihtsad. On selline silmamuna ning siis siin eespool küljes on silmalääts. Siit tuleb valgus sisse. Ja see on siis see valgus, millega jõuab meieni info väliskeskkonna kohta. Ning siin silma tagumisel küljel seal on selline valgustundlik pind, kus me võtame seda infot ümbritseva kohta vastu. Ning see info peab kuidagi jõudma meie silmadest meie ajusse, et me saaksime seda töödelda ja saaksime aru, mida me näeme. Ning selle jaoks on silma taga sisuliselt selline juhe, mida mööda see info läheb meie aju. Ning selle koha pealt, kus see juhe on ühendatud meie silmaga, vaat siit. Seal neid valgustundlikke rakke ei ole, millega me ümbritseva kohta infot saaksime vastu võtta. Ning seda kohta nimetatakse pimetähniks. Ning tundub võib-olla natukene naljakas praegu, et oota, mis mõttes, meil peaks siis olema ju must täpp kuskil, kus me näeme. No sisuliselt ongi, aga kuna meil on 2 silma ja väga võimekas aju, siis me täidame selle musta täppi ära. Aga meil on võimalik välja uurida, kus see meil on. Ja selleks on väga lihtne moodus. Kõigepealt teeme niimoodi, et te teete täpselt minuga kaasa. Pange 2 kätt enda ette ning asetage ülesse enda nimetissõrmed ning pange need nimetissõrmed kokku. Nüüd tuleb keeruline koht. 1 silmadest tuleb kinni panna. Paneme kõik kinni vasaku silma. Ning nüüd lahti oleva parema silmaga vaatame vasaku käe nimetissõrme. Täpselt siia küüne peale ülesse. Ning kui me sinna vaatame, siis nüüd samal ajal, kui meil on vasak silm kinni, parema silmaga vaatame vasaku käe nimetissõrme, hakkame parema käe nimetissõrme, seda, mida me ei vaata. Seda hakkame vaikselt eemale viima. Ning ühel hetkel, vaat minul siin maal, selle sõrme ots kaob ära. Proovige järgi. Kas kaob teil ka? Ja vaat selle koha peal, kus see sõrm ära kaob, selle koha peal ongi meil pime tähn. Ja me saame seda näha sellepärast, et me kasutame vaatamiseks ainult 1 silma. Ehk siis aju ei saa seda musta kohta ära täita teise silma infoga. Ning kuna meil on niivõrd võimekas aju, siis see sõrm kaob ära ja sinna ei teki mitte must täpp, vaid see, mis on taustal. Sest meie aju on natukene nagu selline Photoshop, kus siis täidetakse tühi koht lihtsalt ümbritseva infoga. Nagu arvatakse, mis seal olla võiks. Ja niimoodi pime tähni abil on võimalik ära kaotada ükskõik mida. Näiteks selle tahvli. See tahvel kadus praegu küll filmitrikiga, aga täiesti võimalik on ära kaotada näiteks selline kollane pall. Ma panen valge palli siia. Teie pange kinni enda parem silm. Te võite lihtsalt parema silma peale panna käe, et te selle silmaga jumala eest midagi ei näeks. Ning vasaku silmaga vaadake ainiti seda valget palli. Just valget palli. Ning ma hakkan nüüd vaikselt seda kollast palli valgest eemale liigutama. Ja ühes positsioonis võiks see kollane pall teil ära kaduda. Nii. Siin ilmselt veel mitte. Tundub, et võiks ka alles olla. Loodetavasti leidsite sõrmedega enda pime tähni ülesse ning
ma loodan, et me kõik õppisime, et igal võimalusel tasub mõlemad silmad lahti hoida.